on esmaspäev ja ma pakin reisiks. Ma mõtlesin, et ma näitan, mida ma korraldan siin. Ma ostsin sellised väiksed topsikud, ma ei tea, Selverist ostsin, muidu ma nägin Tigerist ka väga ägedaid. Aga jah, ma panen šampoonid, Steveni šampoon, see kogu aeg lekib mul. Siis ma mõtlesin, et ma pean ostma eraldi. Ja ma panen Steveni ja enda šampoonid asjad siia väiksematesse, et ei pea väga palju asju kaasas kandma. Ja siin on ka kleepsud. Panen siis Steveni oma vist niimoodi. See näeb väga imelik välja. Tal on selline õlibaasil šampoon. Oi! Nii, Steveni šampoon sai täidetud. Paneme selle korgi kinni. Ja siis võtan siit selle kleepsu, šampoon. Ja paneme selle kuskile. Et ma ikka teaksin, siin võiks olla ikkagi Steveni šampoon. Šampoon ja šampoon. Kui mul sassi läheb, siis ma vaatan videot, et kumb oli Steveni, minu. Ja see tegelikult on shower gel, see ei ole šampoon. Nii et paneme teise. Ma olen nii osav. See on shower gel. Tere hommikust, on teisipäev ja kell on 8:19, kell 11 peame lennujaamas olema. Enamjaolt olen valmis, aga need juuksed. Peale seda, kui ma neid blonde salke tegin, nad on lihtsalt täiesti kogu aeg nagu peale pesu nagu niimoodi pusas. Esiteks, muidu mul oli see, et pesin juuksed ära ja siis nad kuivasid ise ära ja nad kuivasid nagu reaalselt nagu oleks sirgendanud. Ja nüüd on siis niimoodi, et ma põhimõtteliselt ei saa kammidagi. Et ma ei tea, miks see niimoodi on. Ma kasutan kõiki balsameid, spetsiaalseid šampoone, õlisid. Ma rikkusin enda juuksed ära ilmselt. Nii et jah, varsti me lähme lennujaama. Nii, kammitud. Palju parem. Nagu oleks sirgendanud. Aga jah, selline on mu lennujaama outfit. Biker shorts ja siis selline veits lohvam top. Sellepärast, et lennujaamas on minu jaoks nagu kõige tähtsam mugavus. Ja ma mingi megalühikesi pükse ei taha, kuna teate küll, istute kuskil lennukis vist on need nahkistmed ja siis istud seal enda palja kintsu ja see kleepib sinna kinni ja see on rõve. Siis sellepärast ma ei tahtnud mingi kleiti ega väga lühikesi pükse. Ja siis lohvam särk, et palav on siis saad tuulutada. Ma arvan, et see on idekas lennujaama outfit. Vot. Ma väga vabandan, et Steveni multikas käib selja taga. Aga siin on 2 käsipagasit. Siin on kõik Steveni riided. Ma ei hakanud neid siia mahutama. Väga hea, et ma ei hakanud, sest see kott on täiesti täis. Siin on siis minu lennuki käsipagas. Mõlemad on käsipagasid, aga siin on nagu söök ja sellised tarbeasjad. Siin on Steveni outfit. Ja siis ongi see mu mehe pool, kus on enamus minu asjad. Ja see on siis minu pool siin. Ja siin on ka minu stuff. Aga jah, kõik reisiasjad vist on siin. Ma tegin saia ka. Ja Steven siin mämmibki saia. Ma tegin sulle putru ka, aga ta ei söö üldse seda. Emme nägi vaeva ja nägi tööd, tegi tööd. Aga ma nüüd märkasin, ja kohe, ma nüüd märkasin, et me Steveniga veits matchime. Ja meie käru tuleb ka veel. See aasta meil ei ole kergkäru, aga saab vist hakkama. Ja Steveni outfit. Sa oled nii ilus. Koos. Nii.
oleme valmis. Valmis. Kõik on valmis. Steven tahtis trammiga minna, seega me lähme trammiga lennujaama. Eks ju? Kinni. Let's go! Just. Vaatab, kuidas tramm läheb. Näime trammist maast või? No nüüd oled küll reisiks valmis. Liiga nunnu. Kas sa sõidad trammis? Kui sa oled? Jah. Kiletame käru ja kohvri ära. Ja seal on Malaga. Check-in on 11:35. Steven! Tulime sealt alla ja nüüd lähme siit üles. Stevenile sattus see lend täpselt puiduajale ja ta ei saa siin magada ja siis ta natuke jonn. Anna tuli! Steven näitab sulle kõik asjad ära juba. Ja, kuhu me lähme? Jah, Steven. Steven vaatab. Tarmo ka ei võtnud. Onu! Kas me nii vara tulime? Ütle sina. Mängid natukene, jah? Väga Eerik, väga. Need on asjad, mida tohib kaasa võtta. Turvavärkidest läbi, aga meil oli jälle check-inides mingi probleem, et pagaseid polnud märgitud või midagi, kuigi me maksime, aga jah, nad jäime sinna nagu mölisema, mitte mölisema, aga klaarima ja siis nad ütlesid, minge, ma ei tea, kuidas tagasi tulles siis on. Alla. Kas see on sinu maja? Ja me oleme jälle esimesed väravast. Lähme lennuki peale. Air Baltic. Meie oma siin ees. Juba laamendame. Stevenil on oma koht. Niimoodi teebki. Ja, emme kardab, anna kättu, emme kardab. Tuttu. Jaa, kohe saame tuttu. Jaad tuttu või? Issi küll jah. Oi, miks sa hammustad? Steven, me hakkame lendama. Me võtame hoogu. Ära tee niimoodi. Fuu, Steven. Vaata, lendame. Nüüd lendame.
kõva vöödega kinni olla. Ladies and gentlemen, we are approaching our destination. Your electronic devices should still be either switched off or switched to. Jah, nagu oleks Eestis. Steven ütleb, et ta on kodus. Kas sa oled kodus? Kodus. Kohver ja käru on käes. Nüüd me peame autorendi kutti kätte saama. Jõudsime õue ja rental car'i kutti pole näha kuskil. Ja siin on mega palav. Ei taha, okei. Me oleme siin väljas ja helistasime rendiauto töötajale. Ta ütles, et ta hilineb mingi 20 minutit, aga Steveniga suht raske. Ja siis me peame veel Airbnb-sse sõitma. Ja siin on nii palav ja Steven tahab trammile. Siin ei ole trammi. Ning millegipärast mul nagu net ka ei tööta, kuigi mul peaks Euroopa Liidust neid töötama. Kui ilus! This is our car nädalaks. Ja kõik stuff mahtus autosse täpselt. See turvatool on küll elu näinud. I don't like. Teised küll vormistavad seal värke, aga me istume juba autos. Palav on, eks ju. Me oleme hetkel Malaga lennujaamas, aga meie Airbnb on Rinco de la Victoria linnas. Ehk siis, ja siin on mingi pool tundi sõitu. Ehk siis nüüd me sõidame sinna apartmentisse. We are moving. Saime auto maa alla pargitud ja nüüd lähme 3. korrusele. Liftist tulime välja, selline vaade. Nii, ma näitan natuke Airbnb-d, siiamaani mega mõnus, omega ma olen täiega üllatunud. Siin on siis selline esik, eks ju, tuleme siit sisse. Siin on köök kohe. Ja ma ei tea, mis seal on. Mingi pesuruum vist. Nii, lähme edasi. Siin on üks WC ja dušš. Nii, tšau. Siis, lähme siia poole. Siin pool ma pole käinud. Siit tuleb kohe mingi kellegi tuba. Me veel ei ole jaotanud. Siin on ka, ei ole väga privaatne, ma vaatan. Nagu ust ei ole. Ja siis vann ja WC. Ma pole siin pool käinud, nii et... siin lihtsalt kapp. No siia paneme Eerikule voodi ja siis ta magab siin. Ühesõnaga, minu arust oli 3 tuba. 3 magamistuba oli kirjas, aga ma ei näe, et siin 3 magamistuba oleks. Siin on selline elutoalaadne värk. Hello! Ja kõige parem osa on terrass. Appi! Nii, siin on esimene terrassi osa ja see on kõik meie oma. Ja siit lähme edasi, see on ka meie oma. Nagu, oh my god.
see võislamp. Ma tean, et ta on väga äge. Näitab lennukile. Me just lendasime. Anna, lennuk nägid. Ja siis lehvitas ja tegime. Oih, ei kuku. Ja sinna saab ka minna. Nii, vaatame edasi. Meie vaade. See on meri. Eerik istub siin. Ja siin on ühisbassein. Nice. Oi, kutsu on. Tere! Tšau! Tere! Tere! Ta ei saa mu eesti keelest aru. Ja siit sai edasi. Siin üleval ma pole ka käinud, nii et lähme vaatame. Väga tolmune on ja ma olen sokkis. Okei. Oh, wow. Lihtsalt selline. Saad vaadet nautida või ma ei tea. Mega ilus vaade ju. Mega soe. Kell on mingi... Mis see kell on? Kell on 8. Me peame sööma tegelikult kuskile minema. No mida kui mõnus. Lebotame siin. Stanil on nii palav, ta põsed on nii punased. Jaa. Me oleme riides, võtame käru ja lähme kuskile sööma. Vaatame, kas siit saab midagi mämmida. Nagu vaadake seda. Siin ei räägita üldse inglise keelt ja menüü, ingliskeelset menüüd ka ei ole, nüüd me tõlgime lihtsalt ükshaaval asju. Aga esimene? Esimene, mis viib sinna. Musta värvi liiv. Mis sa majandad? Tada! Pina colada. Fritüüritud 8 jalg. On hea või? Minule väga maitseb. Mulle ka. Maitseb või? Täiega. Ja me võtsime kana. Me oleme igavad. Ma ei julgenud kala võtta igaks juhuks. Kippi, tuumid kõik. Mida? Kats külpida. Hallo! Oi kui ilus, oi kui ilus. Ühed ringid veel. Jah, ananassi pole. Steven, lõpeta. Kiisu. Kuule, naharst. Naharst. Tšäki või? Tšäki oled, jah. Kärbestigi hoia. Ta ise kiigub. Tšau! Oi. Ja nüüd tagasi. Pime. Aga jah, kell on juba 23:21, Eestis siis 12:30 ja me lähme vaikselt tuttu, võtsin meigi maha, panin kreemi näkku. Lennusõit oli meil kokku 5 tundi ja Steven magas siis tund või 1,5 sellest ja ülejäänud aeg oli ta üleval, aga ta oli jumala tubli, ta oli täiega tubli. Homme peaks vist kuskile loomaaeda minema ja kuskile shoppama ja rohkem vist homme plaane pole, naudime seda Airbnb-d, see rõdu on nii mõnus, terrassrõdu, see on nii mõnus. Ja lapsega on raske filmida, pluss mul oli aku suht tühi, seega ma ei tea, mis sellest videost välja tuli, aga aitäh, et te vaatasite.